Ja siit ma olen avanud ühe järjekordse näite. Meil on siin selline disain, mida me kasutasime õppeplatvormi siseselt. Siin väga palju teksti ei ole, aga ma tahaksin teile näidata jällegi Magic Switch ja resizing nii-öelda lahendust. Ja siit me saame valida, näiteks kui meil on seesama üks põhi, me tahaksime seda muuta, et teha näiteks Facebooki postitus, me tahaksime teha sellest Instagrami story't, siis sa saad siit valid kirjutada sisse, millist formaati sa otsid. Mina valin siit Instagram story ja ma määran ka selle, et ma soovin ainult ühele pildile siin teha seda. Saad mõlemale ka teha. Mina panen ühe ja seejärel panen continue. Ja nüüd ta tõi meile selle näite. Ja järgmisena võingi panna copy and resize. Ja annab meile jälle võimalus, et me saame uue disaini avada uues lehel. Ja kui mul on nüüd siin avatud see uus disain, mis sai tehtud, siis samamoodi need kõik samad elemendid on siin olemas. Ma saaksin selle muuta, panna siia allapoole. Ja näiteks ka samas, kuna meil on siin see suurem nägu, seda me saame väiksemaks muuta, et näiteks kui meil on Instagrami story, et siis me saame siit juurest siia näiteks panna, lisada teksti sisse. Ja samamoodi siin on väiksed allakirjutatud, meil oli visuaal on genereeritud AI tehnoloogiaga ja samamoodi ka siis logo, et neid, kui sul ei peaks meeldima see, millise variandid algselt genereeris, siis sa saad neid erinevaid elemente ka siis liigutada vastavalt vajadustele.